tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Küme taas kord siin ja väikene update ja väike tuunimine tuleb täna. Paneme sellega seisma. Siis see meie kasutumasin ei sega. Panen tümmi ka väiksemaks, copyrightitud see just ei ole, aga las ta ikkagi olla. Nii, võtame sellega lahti, meil läheb seda programmi ka vaja siin. Näete kohe, milliseks selle logo kontrolleri programm on siin aja jooksul muutunud. Nii, vaatame. Päris suureks on muutunud, ma kõvasti võtsin väiksemaks. Ja see läheb siin all veel edasi. Päris hull programm. Isegi see pakki ja programm poleks nii hull olnud vist. Ja siis siin on igasugused loendurid pandud meile, siis nüüd on viimased voolumõõtjad. Peangi vaatama, kas mul input 20 on nüüd see, mis ma arvan. Jep, input 20 on siis mitte selle voolumõõtjaga, selle voolumõõtjama, sest kuna see on ainukene, mis on nagu reaalselt ka kunagi taadeldud, ta pole võib-olla enam nii täpne, aga sellega ma saan vähemalt nagu täpsemalt vaadata, sest need kaks tükki omavahel, ma olen vaadanud, näitavad erinevaid, umbes praegu on 2 kilovatti umbes erinevus, mis ei ole tegelikult nagu üldse hea, aga ma tegin siia sellise värgi settingud, kilovatid, et meil on siis see mains voolumõõtja, mis nüüd tuleb külge. Et see on siis siin ja seda saab resettida, et testida neid kahte. Nagu näete, praegu nad on mõlemad sama kaua töös olnud ja 5 kilovatti on juba erinevus peaaegu. Seda on natukene liiga palju. Tegime siia variandi, et me saame muuta nende parameetreid, et me saame muuta, mitu impulssi võrdub 1 kilovatt. Ehk siis põhimõtteliselt praegu ongi, me mõõdame sellega ära, sest see on peaks kõige täpsem neist olema. Võib-olla ei pruugi olla, aga enam vähem. Et see on meil 1000 impulssi kilovatt ja siis üks on 1600 ja teine on 1000. Et me saame siit siis muuta, et esimesel on siis 1000 praegu ja siin on 1600, et kui me tahame vähemaks või rohkemaks, et baseline selle järgi, mis siis siit tuleb, et me mõõdame ära palju 1 kilovatt on ja siis me vaatame, mis siin erinevus on, siis arvutame natukene ja siis me saame muuta neid kilovattide väärtusi, et enam-vähem võrdseks panna ja siis kirjutame ka siia peale enam-vähem, et mis nagu on päriselt 1 kilovatt, aga noh, neil on muidugi mõlemal ekraanid, et need näitavad siis nagu valesti tehniliselt, aga jah, settingutes on meil jätkuvalt ajad, värgid, särgid. Need 2 pistikut said lisatud siia, et neid on võimalik nüüd välja lülitada, foor on võimalik välja lülitada ja siis ka tuled. Et hetkel on jah, niimoodi. Et external power off on, et osad tuleks programmis natukene ümber muuta, et saaks natukene parem, et siis nad oleks nagu alguses oleks nagu on, aga jah, siis panime siia HMI stopi ja hoolduseni on jäänud 31 000 minutit praegusel hetkel, aga see ei olegi väga oluline. Kasutumasina mootor on töötanud viimasest resettimisest 233 tundi, praegu mingi 1000 tundi on vist äkki sellele, et jah, kasutule masinale teeme ka vahepeal mingit update'i, muudame siin värke natukene, neid me ei pane, sest mul ei ole rohkem neid mooduleid sinna, et kunagi ilmselt muretseme veel analoogväljundid ka siia, siis saab sagedusmuundurit paremini juhtida ja võib-olla lisaväljundi mooduleid ka, aga see on nüüd, ma arvan, järgmise aasta teema, siis kui laenud läbi saavad, et siis saab võib-olla natukene oma automaatikaga rohkem tegeleda niimoodi. Ja ülejäänu on kõik täpselt nii nagu on, lihtsalt vahepeal lisasime selle voolumõõtja siia juurde, paistab, et ei ole kõige täpsem ikkagi, pigem loeb vähem, moodust oli vist, jep, see loeb vähem
nii et jah, siis me saamegi seda võtta ja siis kui me resetime ära, siis lähevad need kõik nulli. Et me saame teha mingit testi jooksvalt, et muuta, et palju 1 kilovatt on. Nii et enam-vähem võrdseks. Nüüd jah, kelder on mega segamini praegu, mega palju asju on. Siin seda seina natukene sai tuunitud, mõned tinrailid ja asjad ja värgid, et see on timm, aga jah, nüüd ongi täna paneme selle siia külge ja teeme võib-olla 1 kilovati testi ka, vaatame. Ja siis ongi, et mõned videomakid on vaja veel laiali lammutada, ära visata, ruumi vaja tekitada ja siis seda update ida natukene ja siis ongi põhimõtteliselt nagu sellega kõik. Kasvuhoone automaatika sai ka paika. Too ka toimib päris normaalselt nüüd. Et nüüd sai kasvuhoonesse pump antud ja see on nagu tunduvalt parem idee kui alguses see, mis oli, kus pump oli tünni juures, aga tünnil on ka mõra sees, nii et tünn vist läheb ka kunagi vahetusse ikkagi järgmine või ülejärgmine aasta, nii et selline olukord siis meil ja. Aga noh, midagi pole parata, eks ta tünn päikse käes vaikselt ära läheb, aga jah. Nii et nüüd ongi, ma hakkan nüüd seda panema külge ja tuleme tagasi, kui mul on see nüüd siia ära ühendatud. Oleme nüüd tagasi ja nagu näete, siis voolumõõtja on kenasti paika saanud. Küll on teistsugune kui see, mis alguses plaanitud oli, sest too ei töötanud. See on siin. Lihtsalt punane põles ja vahepeal kustusid kõik ära ja siis vilkusid ja ma ei tea, siin on mingi kala on sellel, ei ole töökorras enam. Nii et jah, ilmselt need numbriloendurid ja need ma võtan küljest ära ja põhimõtteliselt siin ei ole midagi alles jätta. Igaks juhuks teen paar tükki veel. Tollel on mingi MOV plahvatanud ja ongi ja nüüd siis saigi selline pandud, siin on hoopis tavaline ekraan ja siin on ka 1000 impulssi kilovati kohta ja siis nupp, et ööpäeva oma me eraldi ei mõõda. Aga nüüd on ainult jäänud üks asi teha ja on vaja uploadida tarkvara või programm. Ja meil ongi siin, et paneme stop. Jah, kõik lülitas välja nüüd. Jep, kustutame tunniloendurite asja ära. Ja paneme ta run'i. Nii, punane vilgub, selle resetime ära. Töötunde näitab 60 000 minutit. Vaatame ajad ka üle. 50 on igal pool, jep. Nii, counterit toon. Nii, siin on nüüd nullid kõik. Nii, nüüd ei ole muud kui paneme see puhuri taha. See on piisavalt võimas. Nii, juba nägime, et üks vilksatus juba siin oli. Nii, testime ära, kas ka see pool siin loeb ilusti. Nii, siin on nüüd mingi glitch, sellepärast, et see peab olema 1000 ja see peab olema 1600. Vaatame, kas kui me saame ühenduse ma vaatan, kas ma näen siin. Jep, need on näha. Nii, siin on 1000. Off on 0, paneme siia 500, vaatame, kas see update ib. Ei, see on main meeter. Sellel ongi 1000 püsivalt. Nii, vaatame.
Counter. Nii, vaatame, mis ta väärtusteks näitab siin. Nii, aga see 1000 ei muutunud ära. Nii, muutsime seal ära, vaatame. Kas mul on mingi asi jäänud kuskil märkimata vist. Sest see ei muuda hetkel väärtusi. Võtame siis TIA portaaliga lahti. Mul on veidikene vaja siin nüüd update'ida ilmselt. Vaatame, kas see asi loeb. Settings. Nii. Selle paneme sisse. Vaatame. Ma näen, et see vilgub, aga mitte S-ugi ei loe mul siin. Väga huvitav. Et siis tuleb natukene vaadata, mis mul siin on. Tuleme tagasi, kui ma olen välja uurinud, miks mul see asi ei tööta. Sest midagi on siin veits nihu, aga väga hullu ei ole, nii et uurime kohe järgi, mis siin on. Nii, oleme tagasi ja nagu te näete, siis asi toimib nüüd. Mul oli logoprogrammis olid VM-id jäänud millegi pärast märkimata, ilmselt kogemata vajutasin cancel ja siis selle pärast ei olnud kärre salvestatud. Aga nagu me nüüd näeme, siis kõik toimivad. See nende numbrite muutmine toimib ilusti. Resettimine toimib, välja arvatud seda üle vist me reseti, vähemalt nii kaua, kuni kontrollerile vahepeal update ei tee. Ja siis kõik kenasti vilguvad siin nüüd niimoodi siis, jah. Et sellel me ei saa seda maini muuta. Ja noh, nendel saame neid muuta ilusti ja need on ilusti toimivad. Nii et siis, kui vaja natukene korrigeerida, siis saame panna need enam-vähem võrdseks, need kilovatid. Et siis on näha, kas aja jooksul midagi muutub või ei. Et jah, aga praegu paistab, et toimib ilusti. Ja noh, vähemalt meeter 1 ja see main meeter paistavad, et töötavad nagu suhteliselt võrdselt. Et mingit väga hiiglaslikku erinevust ei ole. Nii et jah, ja see teine testmeeter 2, see peabki natukene kiiremini, sest seal on 1600 impulssi. Et ma ei tea, siit väga vist näha ei ole midagi. Natukene midagi on. Nii et jah, see siis toimib, võtame sooja maha. Resetime need ära. Ja jätame need siia praegu paika. Ülejäänud settingud peaksid olema kenasti paigas, et nendega ei tohiks mingit probleemi enam olla. Ja counter on praegu 113 miljonit. Tollele teeme ka väikse upgrade'i. Mul on siin kuskil mingi jupstükk, mida saab kasutada. Proovime sellise asjanduse sinna külge panna kuigi. Vaatame, kuhu meil õnnestub see panna. Ja siis meil on siin sellised 6 millimeetrised asju on veel. Muidugi mõnel ongi 6 millise läbimõõt ja siin on üks pulka, mis on 6 milline. Et ja. Et see läheb siia otsa kenasti ja selle saab siia kirja panna. Et jah, aga ma mõtlen, kuhu ma selle panen ja kus kohas me uuesti nüüd lugema hakkame. Mõte oli, et panna siia otsa kuhugi, panna ta kuskilt siit võlli pealt lugema või siis selle pealt, aga
praegu ei ole veel täpselt kindel, ma pean mõõtma, mis siin need kiiruste erinevused ja asjad on. Et jah, see on lõdvaks läinud natukene siin. Nii et jah. Nii et selline, nii et siis see kilp on nüüd enam-vähem valmis, kõik mida ma olen tahtnud on enam-vähem saanud ära pandud, välja arvatud siia tahaks panna ühe pistiku veel, ühe sellise sisese pistiku, et kui ma tahan seda õhukuivatit kasutada, mis seal on, et siis ma saan selle siia panna ja kasutada pistikut, mis on kuskil siin sees. Me vaatame, kas mul sellist pistikut on, millel nagu need kõrvad on ka nagu küljes reaalselt, et saab kasutada ja praegune temperatuur siis SSR-idel on praegu selline ja meie praegune temp on 17 kraadi ja õhuniiskus on 56, nii et jah, graafik pole kõige huvitavam, aga asi seegi. Nii et siis selline väike update, nagu näete, siis panin oma osad kaitsmed ja asjad, panin releede rea, põhimõtteliselt panin kõik siia valmis. Ja nüüd ongi natukene vaja koristada. Ja siis ongi kõik. See tuleb ka ära õlitada veel. Ja siis on sellega timm. Nii et tänan kõikidele vaatamas. Likeige, kommenteerige, subscribeige. Ja võib-olla tulevikus näete seda kilpi veel, kui me paneme siia veel midagi külge, veel mingeid update'e teeme. Muidugi selle kapi tahaks tegelikult üldse minema viia. Siis saaks panna selle kuhugi siia, et saaks siin töölaua peal ruumi natukene. Ja üldse siin on mante nii palju, et ma lihtsalt ei tea enam mida teha. Hordimine on nii jõhkraks läinud juba. Siin ma vahepeal kogusin Pokemoni kaarte, nüüd ma teen ka sellele hetkel pausi, vaja suveks autojupid värgid ära osta. Et praegu on prioriteetsem too. Nii et jah, nii et siis selline väike update, aga veel kord tänan kõikidele vaatamast ja kohtumiseni.